üks huvitav fakt veel, et kuulu järgi ja see pidigi nii olema, et kui on hästi kuum see kivi, siis muna praeb ilusti ära poole tunniga. Mõtlesime, et aga miks siis ei peaks need kikase juustupallid siin nagu soojaks saama. Teeme ära. Vaatame, kas hakkab aurama, sest et kell on kuskil 9 läbi hommikul. Kuumakraadi on kindlasti üle 30. Nii et vaatame, mis juhtuma hakkab. Mina istun siia kivi peale nii kauaks. Ei läinud poolt tundigi, juba tossu tuleb. Täitsa kuum. Päris hea amps enne randa minekut. Mul on plaanis enne randa minemist osta kohaliku porgandiõli ja ma tean, et Soono oskab natukene eesti keelt. Tere, tere! Raha ei ole. Raha ei ole. Jaa, õli tervele kehale. Ei, ma tean. Ma tean ühte konkreetselt. Yes, here. Vot. Yes, here. Vot. Ei, ma võtan selle. $5. Ei, no mis ma selle väiksega teen, kui ma 2 kuud tagasi võtsin 5 euroga või selle dollariga. See sama. New oil. Jaa, ma tean. $5. $8. 5. No, tegime diili ära, nagu ma ütlesin neile, et ega siin... Nad ütlevad 15, aga tegelikult on 5. And I show you our barbecuum here. Nii. Ja nüüd me randa ei jõuagi. Ranta hookara. Pange nüüd tähele, me siin täna randa ei jõua. Võeti täitsa niimoodi turisti lõksu. Ei, ma tahan seda Versatsit, kutsi-mutsi. Versace spray. Aga... And this one? See mul ei istu. Moment. Siis hakkab teed pakkuma. Ühesõnaga. See on hea, aga... Victoria's Secret ja siis mul hakkab see pea niimoodi ringi käima, et ongi kõik. Siis on show. Tead, I come back. Ma võtan selle $5 õli, mida ma olen alati võtnud. Raha ei ole. Nii, and wife back. Yes, thank you. Ja võib-olla peenemad prouad ei saa sellest aru, mina ka kunagi ei uskunud, aga need $1 šampoonid ja balsamid, need on nagu, neid tasub kaasa osta. Tegelikult oli see valge päris hea. Nii et lähme teeme tehingu ära, et $5, mis jäid alle, et siis ma võtan endale. Siin on selline kord, et kui sa hotellist väljud, antakse sulle sellised rannapääsmed ja nendega võid siis julgesti olla siin kella 5 õhtul välja. Ja üks asi veel, et kindlasti kontrollitakse kotid üle, et ei oleks alkoholi. Ja seda meil ei ole, et meil on ainult veepudelik kaasas. Vaatame, kas pääseme randa. Good morning! Jaa. Ja nagu ma ütlesin, isegi
Nad ei vaadanud, et kas veepudelis on midagi muud. Ma võin kinnitada, et siin on puhas vesi. Ja siia Kanabeži randa pääseb siis ainult meie hotelli rätikutega ja ega võimalusi on siin mitmeid, et kes tahab olla varjus, kes tahab päikest võtta, kes hüppab üldse merre. Niimoodi kohalik porgandiõli, mis peaks siis täitsa pruuniks ihu tegema. Ma olen seda proovinud, tegelikult teeb küll. Panen seda siia ihu peale ja loodan samamoodi praadima hakata nagu need kikas juustupallid. Ja kui teile peaks tunduma, et nädala jooksul jääb oma rand kuidagi väikseks või vaikseks, siis siin neid kõrvalrandasi on nii paremale kui vasakule ja ühte ma siin tutvustada tahangi, kus ma olen mitmeid kordi käinud ja see on Kassala Beachi rand, aga selle kõrval käivad kohalikud. Nad tulevad siia terveks päevaks, võtavad suured söögikotid kaasa. No see on päris elamus, et kui me sinna läheme, et ainuke vahe on see, et siin kohalikud naised peavad ujuma siis pikkades ujumiskleitides või halattides või kuidas neid nimetatakse, aga läheme vaatame. No vot, siis selline näebki välja siis kohalike rand, et mingi väikese tasu eest nad siia sisse saavad. Hetkel on kell veel nii vara, et nad ei ole siia jõudnud, aga muidu jaa, et neid on väga palju ja siin on tohutult viirukilõhna, kanepilõhna, aga jah, täna me neid ei tabanud.